Nii, aga ma arvan, et äkki vaikselt alustame, et ma siis jooksvalt lasen inimesi siia sisse tuppa, et tere kõigile siis ka minu poolt. Kas on võimalik, Alari, et sa paned hetkeks mute'i peale, hakkab julmalt kajama? Korras. Et siis tere uuesti minu poolt, minu nimi on Remi. Mina olen siis Kalevi või mina siis hetkel täidan Kalevi kogukonna juhi rolle ja mõtlesime nüüd, et kuna siis hetkel on selline jama aeg Eesti jalgpallis ja mujal jalgpallis, et pealtvaatajaid mängudele pole nagu lubatud ja eriti jama meil on just see hetkel seetõttu, et teatavasti me oleme esiliigas, kus siis kõik mängud pole nagu üle kantud. Mõtlesime, et siis kuidagi peame nagu seda ütleme siis mängunälga siis Kalevi liikmetel ja miks mitte ka lapsevanematel siis tegelikult ka kustutama ja mõtlesime, et alustame sellise uuema seeriaga, kus siis on selline, ma ei taha päris öelda, et jutu saada, aga sihuke tutvustamis või siis ütleme siis sihuke tutvumissaade, et siis iga kord proovime, et tegemist on siis sellise esimese saatega praegu, aga proovime teha sellest sihukese jätkusuutliku iga nädala 2 tagant sellise seeria, kus siis kutsume erinevaid kalevlasi rääkima oma lugusi, et teatavasti on meid palju, Kalevi klubis on palju mängijaid kuskil üle maailma isegi, et kui kõik nagu täna hästi läheb ja teile ka see tagasi või ühesõnaga see saade või tutvumissaade meeldib, et siis andke sellest kindlasti ka teada, sest meil külas on, ütleme, et kalevlasi on ju ka Itaalias praegu Martin Vetkali näol. Ma arvan, et ta oleks nagu väga huvitatud tulema rääkima, et mis siis vahepeal tema elus on juhtunud, et kui ta nüüd siin 16-aastaselt ju Kalevist Roomasse siirdus ja tegelikult on ka selline poiss nagu Baskotši, kes siis on alles teinud ju Eesti A-koondisest debüüdi ja mängib Tottenham Hotspuri noorteakadeemias hetkel, et tegelikult on ju ka Kalevi poiss ja Kalevis mitu aastat Muradiga koos mänginud. Et ma arvan, et kui Muradi nüüd siin hästi nagu moosida, siis ta suudab ja oskab ka Baskotši ja Vetkali siia saatesse meile tuua, et siis saavad ka nemad rääkida. Aga täna siis on meil, räägime hoopis Muradiga ja Murad, ütleme, on valitud siis nagu väga selge põhjusega välja, sellepärast et kuigi ta on juba, ütleme siis meie esindusmeeskonnas varsti juba nagu terve aasta veetnud ja ise olles ainult 19-aastane, et siis Murad on tegelikult oma noore ea kohta palju või ütleme, et ta on niisuguse väga vinge kogemuse saanud Saksamaa näol, kus ta veetis siis 2 aastat Saksamaa akadeemias ja kuhu ta siis siirdus, kui ma nüüd ei eksi, 16-aastaselt äkki või? Jah, 16-aastaselt. Jah, see siis on, ütleme nüüd paar aastat tagasi ja Kalevisse sa jõudsid tagasi, kui ma nüüd õigesti mäletan, eelmise aasta suvel vist või see oligi enne suve veits. Enne suve ja mängima said hakata suvel, eks? Jah. Ja peale seda siis jõudsid Kalevit esindada 16. premium-liiga mängus, kõrgliiga mängus siis, kus sa lõid ka 1 värava. Sel hooajal siis on niimoodi, et kahjuks oleme nagu liiga allapoole tulnud esiliigasse, aga juba oled 5 mänguga löönud 3 väravat ja sellest on teeninud ka tiim 3 võitu. Et läheb paremini, ütleme niimoodi. Aga alustame võib-olla siis üldse oma seda saadet üldse nagu täiesti nagu algusest, et võib-olla räägid kõigile, et kuidas sa nagu üldse jalgpalli juurde jõudsid ja millised need esimesed sammud sinu siis nii-öelda jalgpallikarjääris olid? Jalgpalli ma siis alustasin mängima siis umbes 5 aastat vist oli. Mul lasteaiakaaslased mängisid siis Levadias ja mul tekkis ka nii-öelda see huvi, et tahtsin nendega trenni minna ja siis Levadiast hakkasin 15 aastat mängima ja umbes 2019
2011, vabandust. Siis tulin Kalevisse ja Kalevis olin kuni 2018 suveni siis ja peale seda läksin Saksamaale, kus olin 2 aastat ja nüüd eelmise aasta suvest siis olen uuesti Tallinna Kalevis. Need esimesed aastad nüüd siis Kalevis, kes sul treener oli ja on sul nagu siukseid nimesi ka välja visata, et kellega siis trenne alustasid ja koos siis? Kalevis ma tulin algul siin oli siis 2001 grupp, treeneriks oli Paul Kask. Ja nendega mängis siis mingi 2-3 aastat, aga siis meil see Paul Kask treener läks Kalevist ära ja meil paljud poisid siis 2001 läksid ära ja ma otsustasin siis Atko Väikmeri grupi, kes ühineda, kus mängisin oma vanustega. Nagu ennem ka rääkisime, sul on nagu tegelikult olnud juba päris palju kuulsaid tiimikaaslasi. Martin Vetkali, Baskotsi näol. On ka siis, ütleme, Floral hetkel paar mängijat, kes siis A-koondise pooled tipuvad, et siis on Kuraksin, Teeväli, Shane. Ja ütleme niimoodi, et ega nagu selles mõttes, et Murad on kindlasti üks nendest veel andekamaid, et kas te igapäevaselt veel omavahel suhtlete või? No kõikide poistega üks ei saa jah igapäevaselt suhelda, aga enamustega kindlasti, et vahepeal räägime, et kuidas meil läheb ja näiteks Martini ja Maxiga ka kindlasti, et kui nad Eestis satuvad vahepeal saame kokku näiteks. Kuidas Kuidas nagu lühidalt selles mõttes, et kui me kindlasti proovime nad siis uuesti siia Zoomi kutsuda, aga kuidas neil läheb lühidalt, mis nad räägivad? No neil läheb päris hästi, et ma Martiniga suhtlen tihedamini, et mängime vahel FIFAt koos ja ärke, aga praegu on nii Martin kui ka Max Tallinnasse vist tulemas, et nendel on seal see liiga sai läbi vist. Nendel on see paus nüüd vist, minu teada. Ja siis selles mõttes, et miks me sellele hetkel keskendume, et kui mina Kaleviga ühinesin, ma mäletan, see oli kuskil 6 aastat tagasi äkki, kui ma klubisse tulin tööle ja siis tihti räägiti 2000, siis ühesõnaga teie vanuse grupi poistest kui ühest Eesti parimast grupist. Mis on sinu nagu sellised eredamad mälestused või turniirid või sellised esimesed asjad, mis pähe tulevad, kui nagu mõtled sellele ajale? No kindlasti see, et me võitsime vist 4 või 3 aasta järjest Eesti meistrivõistlused. Ja kindlasti need siis turniirid, kus me koos käisime, et me saime mängida väga tugevate akadeemiate vastu näiteks. Sealhulgas Norwich City. Näiteks praegu ei tulegi meelde, mis tiimid veel on olnud, aga et käisime väga palju sellistel tugevatel turniiridel, kus me saavutasime häid kohti ka. Ma mäletan isiklikult, et minu arust võitsite 1 aastaga Kootja kapi ära, mis on siis väga-väga kõva tasemeline turniir. Ei, Kootja kapi ei ole. Kootja kapi ei olnud? Ei olnud Kootja kap. Võitsime Kootja kapil 1/8 finaalini vist. Aga ma arvan, et sa räägid sellest teisest Rootsi turniirist, kus mina ise ei võtnud tegelikult osa isegi. Ops, nii. On sul sellest turniirist mingid eredamaid mõtteid, asju, mälestusi? Sa mõtled sellest Rootsi turniirist? Jah. Mina ei võtnud sellest osa, see oli vist 2003 turniir üldse. Ops. Nii. Läheme siis otsaga sinna, kus ma arvan, inimestele kõige rohkem nagu see huvi tegelikult pakub, et Eestis on kõik mänginud. Räägi, kuidas sa Saksamaale jõudsid siis otsaga, kuidas see protsess nagu algas, kuidas see nagu käis?
alustan nagu täitsa algusest peale, et millal see nagu esimene mõte üldse sul tekkis, et ma võiks minna proovida välismaale? Välismaale üldiselt oli mul nii-öelda 15-16 aastaselt see huvi tekkinud, et ma tahtsin väga välismaal kuskil minna ennast testima või nagu proovile panna. Ja umbes siis 2018 jaanuari-veebruari paiku ma sain selle Saksamaa selle internaadist teada läbi ühe Eesti poisi, kes ise mängis seal. Ja tuligi mõte siis kohe kirjutada sellele koolile, siis kirjutasin nii-öelda enda lühitutvustuse neile. Ja siis terve selle põhimõtteliselt veebruarist kuni aprillini, siis meil oligi see suhtlemine läbi interneti ja meid kutsuti aprilli lõpus ka proovitreeningutele. Siis ma võtsin 3 päeva osa treeningutelt, käisin seal siis koolis ka, sain seda kogemust nii-öelda seal ja 3 päeva lõpuks nii-öelda oli siis mul viimasel päeval see koosolek nii-öelda selle direktoriga seal ja mul öeldi seal, et mind oodatakse siis suvest sinna mängima ja ma ilma mõtlemist siis kohe ka aktsepteerisin selle siis kutse. Kas see siis see 3-päevane testimine, palju seal rahvast oli ja mis see endast kujutas siis? No see kujutaski tavaliselt selle nii-öelda koolipäeva seal, et minuga oli veel paar poissi, kes olid seal proovitreeningutele tulnud. Ja me põhimõtteliselt ööbisime seal internaadis ja võtsime osa nii hommikustest kui ka õhtustest tiimitreeningutelt siis. See oligi nagu tavaline põhimõtteliselt nende koolipäev siis. Kuidas siis ütleme niimoodi, et kuidas siis selline tavapärane, ütleme, et tavapärane koolipäev, ütleme tavaline päev siis välja nägi, et ikkagist ju õpingud ja asjad kõik jätkasid, et sa pidid lihtsalt kõik üle kandma siis ütleme sinna Saksamaale. Kas siis ütleme niimoodi, et kas siis kõik oli saksa keeles, inglise keeles, palju sa üldse mis sa üldse Saksamaast teadsid too hetk? No saksa keel, kui ma läksin sinna, oli mul täiesti 0. Et ma lõpetasin siin Eestis põhikooli siis suve ja siis suvel läksin sinna ja nii-öelda kooli asemel meil oli saksa keele kursused, mis kestsidki nagu tavalise koolipäevana, ehk siis iga päev umbes mingi 6, 7, 8 tundi. Ja tavaline päev siis nägi välja selline, et märkasime umbes 7 paiku ja oli hommikusöök ja kell 8 juba oli esimene nii-öelda individuaalne treening, kus me siis saime treenida individuaalseid oskusi, näiteks pealelööke, siis pallikontrolli ja nii edasi. Ning see treening kestis siis umbes mingi 1,5 tundi ja kell 10 siis juba oli koolipäev nagu algas. Et meil olid tunnid saksa keele kursused, ehk siis õppisime saksa keelt ainult. Vahepeal oli lõunapaus tunniajane, kus saime süüa ja siis uuesti peale lõunapausi kella 3-4 olime koolis. Peale kooli tulime siis tagasi sinna, kus me ööbisime, oli vaba aeg, siis kes läks jõusaali, kes tegi lõunainaku, kes vaatas lihtsalt mingeid videosid ja kell 6 siis oli juba õhtune trenn ja õhtune trenn tavaliselt kestis 2 tundi ja meil oli tavaliselt õhtuti siis koos kogu tiimiga taktikatrennid siis. Ja peale õhtust trenni oli õhtusöök ja põhimõtteliselt selleks ajaks oli juba kell 9. Ehk siis ei jõudnudki väga midagi teha ja kell 10 oli juba magamisaeg. Et hästi kiirelt möödasid need päevad seal meil. Et siis hästi-hästi palju ma kujutan ette, et ega sukest nagu vaba aega asju tegelikult ei olnudki, et ainult jalgpalliõpingud, et ikkagi nagu kasutada oma aega maksimaalselt sealt ära. Mis seal trennides, ütleme niimoodi, et kui sa nüüd Eestist läksid, kindlasti on nagu siin teatud jalgpallikultuur treening mõttes just nagu
välja kujunenud, aga kas oli midagi sellist, et kui sa nüüd Saksamaale läksid, et vaatasid, ohoh, et mis harjutus see veel on või et mis nüüd tehakse, et nagu täitsa nagu selline, kas oli ka selline peataolek, et nagu või olid nagu kohanesid hästi seal just nagu jalgpallilises mõttes? Kusjuures tegelikult esimesed nii-öelda need 2 nädalat umbes olid mul suhteliselt rasked, sest need treeningutempod ja kõik oli hästi kiire, et seal olid nagu kõik mängijad olid täiesti oskuslikud, et kõikidel oli väga hea pallikontroll ja nagu üleüldine sihuke kiirus. Et seal oli jah, kiiresti kohaneda vaja. Ja mis näiteks erines Eesti treeningutelt oli see, et näiteks ühele positsioonile oli meil jube palju mängijaid, et konkurentsis, et mis siis mängijana siis sind push'iski iga päev rohkem ja rohkem tegema. Ja treeningutel treenerid ka, näiteks kui treeningutel treener märkas, et sul on nõrgem jalg lihtsalt kuidagi ei kasuta väga oma nõrgemat jalga. Minu puhul näiteks kui ma läksin sinna, siis mul treener ütles kohe, et mul oleks vaja oma nõrgemat jalga treenida. Ja hommikuti olidki need siis nõrgema jalaga treeningud, kus sa said treenida. Kui palju sul tiimis mängijaid oli siis, et kui suur see üldse kool oli ja kui tihe see mängude graafik teil oli, et võib-olla nagu räägid ka natuke sellest? No tiimis oli meil kuskil ütleme selline 25-27 mängijat. Täpselt seda ei oska öelda. Ja mis see teine küsimus oligi? Et kui tihti mängud olid, milline see mängude graafik oli just? Meil oli iga nädal 1 mäng, liigamäng. Meil see liigaperiood oli sama nagu see graafik oli sama, mis näiteks Bundesligas ja Premier League'l, et suve lõpus hakkab ja kuni siis järgmise aasta suve alguseni kestab see liiga. See vist isegi on meil arutamata jäänud või et mis su tiimi nimi oli ja kus liigas te mängisite siis? Tiimi nimi oli DFI Bad Aibling. Mängisin siis U17 tiimis, kui ma läksin ja mängisime tasemelt vist 3. liigal. See oli siis esimene aasta ja teine aasta ma vahetasin siis klubi, aga ma elasin ikka samas selles internaadis edasi. Mängisin Rosenheim U19 tiimi eest, seal oli juba ehk siis tasemelt teine vist liiga. Nimi oli Bayern liiga ja seal olid juba sellised kõvemad klubid ka. Kuidas selle mängu ajaga on? Kindlasti nagu välismaal konkurents on kõva, kõik asjad tuleb nagu välja teenida. Ennem ka mainis, et midagi sulle ei anta. Kuidas sa nagu siis ütleme, et esimesel hooajal, palju sul seda mängu aega jagus seal? Ja kuidas sul sellised, mis sul nendest mängudest meeles on, et kuidas sul enda arust need ka välja tulid? No need mängud, ma isegi tegelikult näitasin suhteliselt hästi ennast kohe, kui ma läksin treeningmängudel ja kohe, et ma alustasin enamus mänge põhis siis. Aga selle koha pealt jah, et see konkurents, et kohe kui näiteks, ma mäletan, et mul oli üks periood selle, kus ma tegin 2 halba mängu järjest, siis ma olin uuesti pingil, et pidin uuesti tõestama treenerile. Mängu ja poolest jah, et ma enamus mänge sain siis mängida terve mängu. Ja kuidas teil läks? Kas seal kindlasti kuskil jagutakse neid tabelikohti ka välja? Ja me lõpetasime vist 3. koha peal. Meil esimene liiga pool, me lõpetasime 1. koha peal, siis et meie eesmärk oli tõusta sinna 2. liigasse. Aga siis lõpupoole kuidagi kaotsime need tähtsad mängud ära ja saime siis küll 3. koha lõppkokkuvõttes. See küsimus kindlasti tuleb lõpupoole. Ma arvan, et ma kasutan selle praegu selle küsimuse ära, sobib siia hästi. Kes siis ütleme nii, et on nagu sellised kuulsamad nimed, kellega sa oled seal mänginud?
või siis ütleme niimoodi, et kui veel nad pole päris puusaks saanud, nagu keda võiks kalevlased nagu mõne aasta pärast kuskil nagu kõrgemal tasemel kohata? No kohe esimesena. Peale Murad Velijevi, kes minu hinnangul, mina ütlesin ennem, kui ma kahekesi olin, ütlesin, et tema läheb Bundesligasse, mina jään selle ennustuse juurde veel, nii et, aga jah, just tiimikaaslastest. Kindlasti mul tuleb esimesena pähe tuleb Boipelo Mashigo, ta oli siis meil U17 tiimikaaslane ja ta praegu mängib siis Unterhaching meeskonnas, meeste Saksamaa siis 3. liigas. Et ma arvan, et tema on üks nagu kõige parema pallikontrolliga mängid, kellega ma üldse kunagi mänginud olen vist. Ja muidugi ma ei nimeta ei saa jätta, muidugi Martin ja Maksim pealgida. Et nemad on Kalevist. Ja praegu niimoodi mõelda. No meil seal U17 klubis oli hästi palju siukseid nagu häid mängeid. Et ma oskaksin nimesi praegu öelda, et Tomi Speer, Nikita Sklear, seal Naim Jauf, et ma kindlasti usun, et tulevikus nad kuskil heas kohas mängivad. Küsime hoopis nüüd äkki räägiks rohkem nagu jalgpalli spetsiifilise poole pealt, et kuidas siis nii-öelda teie tiimi vähemalt selline mängupilt ja mängujoonis oli üles ehitatud, et millele siis nagu teie rohkem keskendusite? Ja kuidas ütlesime niimoodi, et kuidas siis nagu ka millele trennis siis nagu võib-olla rohkem keskenduti? Et siis võib-olla äkki saad natuke nendest protsessidest rääkida, et noh, Kalevi poistel siin on kindlasti nagu nõutakse ühte asja trennis, aga et võib-olla siis, et kas siis välismaal, ütleme, sinu kogemuse põhjal oli natuke see asi keerulisem, detailsem või oli midagi äkki lihtsamat? Remi vist korraks kadus ära. Ma loodan, et ta tuleb kiiresti tagasi. Olen siin või? Jah, nüüd oled tagasi. Väga vahe. Kus maalt ma ära kadusin? Ma juba hakkasin kartma, et ma pean mingi anekdoodi ütlema. Kus maalt ma ära kadusin? Et mis me seal treenisime või nagu... Jaa, et võib-olla jah, järgmine küsimus olekski natukene rohkem jalgpalli spetsiifilisem, et mis siis nagu vähemalt sinu enda kogemuse põhjal, et mida siis ütleme sinu treener näiteks mängupildilt just võistlustel soovis ja nõudis, et ja ka nagu kuidas need trennid olid üles ehitatud, et me ennem küll rääkisime sellest, aga kas oli midagi sellist nagu näiteks, et mis sul täitsa oli nagu uus näiteks, et Eestis varasemalt sa polnud isegi nagu näinud, et siuksele asjale rõhku pööratakse või oli kuidagi nagu Eestist lihtne minna sinna? Et just see kuidagi üleminek, et kuidas see sul läks? No see üleminek, ma arvan, et ei olnud kerge. Siiski erines, et no meil treener oli selline Pep Guardiola fänn, siis me kogu aeg tegime selliseid nii-öelda Barcelona, Man City, Bayerni mängustiilis neid taktikaid, et need ääreründajad langevad siis hästi madalale, äärekaitsed tõusevad, siis et selline palli hoidmine, et meil treener nõudis hästi palju, et me mängiksime sööduga hästi palju. Ja treeningutel erinev, siis no see need individuaaltrennid, ütleks, et neid Eestis ei ole kahjuks meil nii palju nagu noortel, et seal need igasugused hästi palju tegime näiteks rünnaku lõpetamise hommikul, mis ründajana väga palju mulle aitas, et ma tundsin nagu, et see kuidagi see instinkt, sa saad selle instinkti, et kui sa saad palli, sa tead, kus on värav. Ja et isegi ilma värav poole vaatamata sa juba oskad nagu kus on enam-vähem värav. Sellised esimesed mängud, kas oma esimest mängu mäletad ka või? Ja kelle vastu see oli? Esimest mängu. Ma mäletan oma esimest liigamängu.
see oli tiim nimega Traunstein ja ma andsin ka ühe värava sööda selles mängus. Ja me võtsime 2-1, kui ma ei eksi. Aga see oli, algul oli siuke pinge sees, et tahtsin jõledalt ennast treeneril näidata. Mõtlesin, et üle ei pavistaks. Aga kuidas sellise oskuste poole pealt ennast tundsid, et kindlasti esimese mäng oli nagu närv sees, vaata nagu ikka uus koht ja uued treenid asjad, aga kas sa tundsid, kui sa sinna väljakul jooksid, et sa kuulud sinna või sa tundsid, et tundub, et kõik on nagu natukene gramm kõrgemalt või mis sellised niisugused mõtted olid? Ma tundsin, ma kuulun sinna ja mul oli mõte peas, et ma tahan kuulda sinnast, et see oli nagu jube nauditav oli seda mängidest, et kohe oli näha, et see nii-öelda võitlusmängus ja tase oli palju parem ja kõik tahtsid mängida ja nagu kõik nautisid mängimist. Võib-olla võtab järgmiseks niisuguse teema, nagu mis läheb rohkem lapsevanematele, võib-olla isegi nagu lastele korda tegelikult, et kuna ma olen ise ka Inglismaal õppinud ja mina läksin sinna ka suhteliselt noorelt 18-aastaselt, siis ma mäletan seda, et see uues sellises keskkonnas ja teises riigis sihuke sisseelamine võib üpris keeruline olla, et sa oled veel nagu minu puhul näiteks noor poiss, sa oled teises linnas, sa esimest korda elus elad üksi, pead ostma enda toidud, koristama, pesu pesema, et kuidas siis ütleme sinu näitel selles Saksamaa akadeemias, et kui palju sul oli nagu aidati teha asju, kui palju sa pidid ise nagu muretsema selle eest ja kui sa läksid 16-aastaselt, et kuidas see, kas oli nagu jube ka algus, et selline natukene koduigatsus või et kuidas see nagu aspekt just seal sinu puhul oli? No ma arvan, et see on iga inimese kohta see kogemus erinev, aga mul seda nii-öelda koduigatsust väga palju ei olnud, sest et ma ise olin nii motiveeritud sinna minema ja ma nii tahtsin seal olla, et isegi ma nagu väga ei mõelnud selle peale, et nagu tahaks kodus olla või midagi. Aga muidu on jah, et esimesed nii-öelda, ütleme 2-3 kuud oli suht raske nagu, et sellega harjud, et sa pead kõik ise tegema, et kui varem teed sinu eest need asjad, siis kas või see lihtne koristamine ja ma ei tea. Need igasugused asjad, et toidu valmistamine isegi, et neid peab ära õppima mingi aeg ja ära harjuma. Ja muidu ma arvan, et see üksinda elamine seal teeb nii-öelda selle sinust mehe. Et näiteks, kui sul on mingi periood, kui sul läheb halvasti, näiteks ei saanud koosseisus või sul on mingi vigastus, et sa hakkad nagu asjadest ise paremini aru saama. Et sellest tuleb ise välja saada sellest olukorrast. Jah, see on nagu väga hästi öeldud, et sa nagu kasvad suureks päris nagu kiiresti, aga ma kujutan ette, et ikkagist nagu tugi klubi poolt ja ka nagu kooli pealt oli nagu selles mõttes, ma arvan, ma ei tea, et kas oli olemas näiteks või et kas oli ka nagu ütleme, et kuskil et pakuti sulle nagu tuge mingil moel üldse? Ja muidugi, seal meil olid need nii-öelda kasvatajad, niinimetatud siis, kes käisid kontrollimas, siis kuidas meil läheb ja üldiselt uurisid, et meil kõik korras oleks. Kas meil nagu lihtne, et kui sul koolis hinded ei ole korras, siis tullakse kontrollima, et mis sul nagu valesti on, et räägitakse sinuga kogu aeg. Et jah, et sellist tuge on alati nagu treeneritelt, mängijatelt, kõigilt nagu. Et siin ikka päris nagu, kui tunned, et on kuskil abi vaja või nagu mingi mure on, et ikkagist nagu inimesed on olemas, kus seda küsida. Kuidas see koolielu seal näiteks oli? Et kuidas ta nagu just Eestiga võrreldes oli? Et ütleme, et nagu asjade tundide üles ehitus näiteks. Oli sul midagi täitsa nagu niimoodi, et ma pole ju kuulnudki sellest asjast või tundsid nagu, et saad ikka kõigest aru ja lihtsalt nagu selles mõttes koolielu?
no teine aasta, kui ma hakkasin, siis seal mul oli see B1 tase ära tehtud, siis ma sain koolis käia seal. Ma ei tea isegi nagu, see on suht võrreldav Eesti kooliga nagu nii sellest taseme poolest või üleüldiselt, et mis mulle väga meeldis Saksa kooli juurest oli see, et meil ei antud kunagi kodutöid. Mida mulle Eestis ei meeldi väga teha. Aga et nagu hätta ei jäänud, et selles mõttes, et ikkagist nagu Eestist oled nagu nii tugeva baasi kätte saanud, et sai nagu kooli asjad tehtud, aga sai samas ka jalgpallile keskenduda. Et nagu mingit suuri raskusi ei olnud kooliga. Võib-olla vahel ei saanud midagi aru, aga see ei olnud nagu midagi nagu nii suurt, et oleks mingi. Kuidas sul koolikaaslased olid? Kas võeti nagu sõbralikult vastu? Kas olid kõik sakslased? Oli kuskilt keegi nagu mujalt maalt ka pärit? No koolikaaslased olid enamus siis need, kes meil internaadis olid, et jalgpallipoisid, et paar seal väga vähesed õpilased olid need, kes ei ole sealt internaadist. Ja meil oli siis hästi selline rahvusvaheline keskkond, et igalt poolt maailma, et oli Poolast, oli Austraaliast, Hiinast, igalt poolt, et väga sõbralik keskkond oli ka meil, et. Kas te ikka suhtlete omavahel või? Jah, kindlasti, et vahepeal FaceTime'is helistame ja teeme mingi grupi kõnesid, et tuletame vanu aegu meelde. No aga siit võib-olla ongi nagu hea edasi minna selles mõttes, et Eestisse sa tulid tagasi siis eelmine aasta ja see oli suuresti siis COVID-i tõttu. Kas see oli lihtne otsus? Oleks sul nagu võimalus tegelikult edasi jääda sinna või kas oli nagu, kas sinu nagu see programm, kas ta jäi nagu poolikuks või mis täpsemalt juhtus, et siis? No see ei olnud kindlasti lihtne otsus, et pidin hästi nagu korralikult selle nagu üle mõtlema, sest et kui ma mais nii-öelda tagasi tulin, siis jäi mul Saksamaal kool poolikuks ja liiga ei saanud lõpuni mängida, kuigi meil noorteliiga lükati siis kuid edasi. Aga jah, et mõtlesin ja konsulteerisin isaga ja otsustasime, et oleks targem nagu Eestisse tulla selleks hetkeks. Ennem kui nüüd ütleme sinna Eesti seikluse juurde jõuame, kus sa siin Kalevi eest oled mänginud, võib-olla sa oskad äkki midagi soovitada nendele noortele poistele, kes siin ja ka lastevanematele, kes kuulavad, et kui tekib nüüd ütleme mõnel noorel poisil samasugune soov kuskile välismaale minna, et mis ta nagu teha saab hetkel juba, et kas on juba mingid samme, mida saab näiteks teha või et kas ütleme, et kas ta nagu ka trennis saab mõelda ja või siis ja mõtle ka lapsevanemad näiteks, et kas on kuskilt, kus nad saaks kirjutada, uurida, et mis sa nagu soovitaksid, ütleme niimoodi? Tegelikult, mida ma noorena ei teadnud kahjuks, on see, et kui sa tahad reaalselt välismaale jõuda, siis tuleb olla hästi aktiivne nii treeningutel kui ka ütleme, et tuleb saata näiteks meile, siis nendele klubidele seal välismaal akadeemiatele ja nagu ise peab tahtma seda, et nagu ei ole see, et näiteks ma lasen lapsevanemal seda ise teha, et tema kirjutab. Sa pead ise sellega tegelema, kui sa reaalselt tahad nagu välismaale minna. Ja treeningutel siis hästi palju treenida ja enda nii-öelda individuaalsete oskuste arendamine. Julge pealehakkamine siis ühesõnaga, et igal rindel, et siis nii, aga siis peale oma Saksamaa niisugust seiklust, et jõudsid tagasi siis otsapidi Kalevisse taaskord ja ühinesid siis eelmise aasta suvel siis Kalevi esindusmeeskonnaga. Kas sa mäletad oma esimest mängu? Mis tunded siis haldasid? Sest sa jõudsid küll esindada Kalevit 16 mängus ja lõid ka ühe värava. Aga just see esimene mäng, sellepärast, et ma kujutan ette, et noor mängijale nagu sa oled,
et jõuda ikkagist Eesti kõrgliigasse, see ikkagist on ju selline päris tähtis asi tegelikult. Ma mäletan, see oli siis Flora vastu ja ma kuni mängu siis päevani ei teadnud, et ma üldse alustan põhikoosseisus. Ja kui ma sain sellest teada, siis tuli selline hästi suur pinge ka peale, et sain siis nii-öelda esimest korda siis palju pealtvaatajaga nagu mängule ja nagu kerges ei olnud, et kohe tulla esimene mäng ja Floraga ja ma ei olnud enne seda veel mingi 5-6 kuud üldse nagu mängupraktikat saanud korralikku. Aga juba siukse teine, kolmas mäng oli, hakkas juba nagu see, sa hakkasid selle nagu tempoga üleüldselt harjuma kõigega, et kuidas siis alguses ei ole kindlasti kerge. Kuidas siis ütleme niimoodi, et see tempo ja mängustiil ja tase siis ütleme siis Saksamaa, ütleme noorte omaga, kas selles mõttes, et kindlasti ta pole nagu, või ta on tegelikult võrreldav siis, et või mis sa arvad? Ma ütleks, et see noorte jalgpall, siis meeste jalgpallist, ma sain aru, et erineb väga palju, et sa pead nagu nii füüsiliselt kui ka mentaalselt alati nagu valmis olema meeste jalgpallis, et hästi kiiresti käivad need asjad. Et ma Saksamaal sain muidugi paar korda seal selle esindusmeeskonnaga ka treenida. Et seal ka ma juba tundsin treeningutel seda tegelikult vahe, et kui sa noore mängijana teed mingi vea, siis kohe on tagant ka mingi karjumine ja et selline, kuidas ütleme, ping on alati peal. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kui su esimene mäng oli Flora vastu, kas see oli see mäng, kus sa jooksid esimese, ma ei mäleta, kas 70 minutiga jooksid niimoodi, et jooksid jalad krampi, aga sind välja ei võetud sellepärast, et lastigi nagu nii-öelda nagu visatigi nagu vette nii-öelda. Aga sa võitlesid lõpuni, seda ma mäletan ja veel, kui ma rääkisin ise peatreeneriga, kelleks oli Liivo Leetma sel ajal, siis ta väga kiitis sind. Millal tuli selline sinu jaoks esimene selline mäng, kus sa tundsid ennast nagu väga-väga enesekindlalt? Et ma kujutan ette, et see ikkagi võtab nagu sisseelamist palju, aga et selline mäng, kus sa nagu tundsid, et okei, et ma saan nüüd ette võtta ja kas, jah? Ma arvan, et esimene selline mäng, kus ma ette võtma nagu siis, kui näiteks meil Kalašnikovs tuli, et siis ta pani mind vasakusse äärderündesse, kus ma tegelikult tahtsingi mängida. Ja ma iseendale ka hakkasin ütlema, et nagu pähe lööma, et siin ei olegi nagu midagi ette parata, sa pead hakkama mängima, et keegi sinu eest ei mängi. Et ma siis oli Flora vastu ja ma selle esimene mäng, kus ma tundsingi reast, et ma olen enesekindel ja ma ei karda midagi. Ma arvan, et see oligi see Kalašnikovsiga esimene mäng. On sul selle 16 mängu jooksul kõrgliigas oli ka mingid hetki, kus sa vaatasid nagu näiteks, ütleme, kui sa tulid Kalle Kokk Arenal tunnelist välja, vaatasid vasakule või siis ütleme paremale, vaatasid, et Kostja või et ma ei tea, Sapinen või näiteks, et oli sul sellist momenti ka mingi hetk? Kostjaga ma arvan oli, siis kui Flora vastu mängisime, ta tuli vahetuses sisse, ma mäletan, et ma olen alati väiksest saati Kostja fänn olnud. Ja siis üks hetk sa leiad nagu samal platsil temaga ennast, et see on ülivägev tunne, et sa tunned ise ka, et sa oled midagi saavutanud. Nagu enne ütlesime, 16 mängu kõrgliigas, kahjuks kukkusime eelmine hooaeg siis aste madalama esiliigasse. Viimases voorus tegime 1-1 viigi siis Kuressaarega ja selle Kalevi ainukese värava just lõidki sina. Palju sa sellest olukorrast mäletad ja mis sa üldse sellest mäletad, et mis need sellised tunded valdasid, et kõrgliiga värav ikkagist on, üks asi on nagu kõrgliigas väljakule joosta, aga lõpuks teine asi on ikkagist värav ka lüüa, et.
no ma tegelikult enne mängu olingi endale sättinud selle eesmärgi, et nüüd on see viimane nii-öelda võimalus, kus ma tegelikult, sest me enne mängu juba oli teada, et me langeme välja Premium liigast. Ja ma olingi selle endale pähe toppinud, et ma tahan see mäng väravali kindlasti. Ja kui sa midagi väga tahad, siis see ka juhtub. Nüüd teisel poolel ma mäletan, Anier vist sänderdas ja ma lihtsalt jooksin kõigest vähest esimesse posti ja panin lihtsalt pea vahele. Ma mäletan, see oli tõesti kahjuks, see oli siuke magusapu mäng, et olime välja kukkunud, aga vaata, samas tahad ikkagi nagu hooaja ilusalt ära lõpetada, et ma mäletan seda ka, et mina isiklikult ikka nagu tähistasin päris ägedalt seda ja siis natuke panin grammi juurde, kui ma nägin, et Murad ka, sellepärast, et mul kohe esimene mõte oli see, et see on ta esimene värav, vaata, et see on siuke special olukord. See aasta siis oleme, nagu ennem ka mainisin, esiliigas. Oleme 5 mängu pidanud senimaani, 3 võitu Kalevile, mille toel jagame siis Maarduga, kes on meie põhiline konkurent kõrgliigasse tagasi pääsemiseks, siis põhiline konkurent. Murad on selle ajaga jõudnud 5 mänguga siis 3 väravat. Äkki sa räägid nüüd nendele noortele poistele siin natukene et kui lõpuks publikut lubatakse, et mis mängu nad nagu nägema hakkavad, et me teatavasti nendel 5 mängul pole meil senini publikut lubatud olnud ja kõigis pole ka otseülekannet olnud, et millist mängu nad võivad nagu oodata Kalevi poolt lõpuks, kui nad Statjale tagasi pääsevad? No meil on hästi noor tiim, et meil on hästi palju isegi põhikoosseisus kohtad on 4, näiteks Ramol ja Hugo. Ja kõik tahavad ennast näidata, nii et me kogu tiimina võitleme hästi palju, et sellist mõnusat jalgpalli on näha, nagu ma oskaks öelda. Palju väravaid ka, mina julgeksin isiklikult, ma ei tea, kas Murad nagu minuga nõustub, et sina oma 3 väravaga, ma tean, et oled esiliiga 6 resultatiivseim ründaja. Samas seal tabeli eespool on selline mees nagu Ats Purje, kellel siis on, kui ma nüüd ei eksi, tal on 5 väravat ja ta on teine siis seal tabelis, et kokku oleme tiimina löönud 13 väravat 5 mänguga, mis siis peaks olema 3. kõige resultatiivsem näitaja siis liigas. Et räägime just sellepärast seda, et see on ikka selline paras muudatus eelnevate aastatega võrreldes, sellepärast et teatavasti kõrgliigas me oleme rohkem harjunud kaitsma ja neid väravaid sünnib nagu suhteliselt harva, kui nüüd aasta allpool, et saame seda vastupidist mängupilti näidata. Et kuidas see nagu, kas seda nagu mängijana nagu oled ise ka seda tähele pannud, et nüüd ma saan nagu ette võtta ja rünnata rohkem kui kõrgliigas või et jah? No muidugi jah, et kui eelmine aasta meil oli pigem selline mängustiil, et lööme ühe ära ja hoiame kaitses nulli, siis pigem see aasta on see, et me oleme ründavam pool ja tahame hästi palju väravaid lüüa. Sellist jalgpalli on palju nauditavam ka mängida. Et kui lõpuks publik tagasi lastakse, et siis on nagu palju väravaid oodata, ma ütlen pealtvaatajatel vähemalt, et siis kui mängudele tullakse. No ma arvan, et ikka kindlasti jah, et publiku, no meil on ilma publikuta on ka kuidagi selline imelik mängida, et tahaks ise ka juba publiku ees mängida. Võtame võib-olla siis nagu hakkame natukene otsi kokku tõmbama ja ütleme, et siis nagu selle lõpetuseks siis sinu poolt võib-olla sa nagu oskad nendele noortele poistele, kes siin täna on, et omalt poolt mingid soovitusi või asju jagada, et mis nad juba nagu täna saaksid teha, et siin on nagu erinevas vanuses poisse, et jõuda siis ütleme niimoodi Eesti kõrgliigasse välja ja ka tegelikult ka kaugemale, et oskad sa neile midagi soovitada?
No see on, ma arvan, klišee ütlusega, ma ütlen seda veel kord, tuleb hästi palju trenni teha ja nagu ükskõik, mis raskused sul ette tulevad, et läbi nende üritada pugeda, et lihtne see ei ole, et alati on mingid raskused ees. Aga kui me neid ületada suudame, siis me võime väga-väga suuri asju saavutada. Tehke tööd ja nähke vaeva ja tuleb ka tulemus lõpuks vist. Kas tohib ka midagi vahel öelda või? Muidugi, me pigem julgustame, et öelge midagi vahel. Mina Arvi emana tahan seda öelda, et mul jäi siin kõrva, et kuidas Murad rääkis, kuidas ta Kostjat fännas ja siis oli õnnega koos, kui ta ühel väljaku sattus olema. Ja ma nüüd tahan kohe öelda, et Arvi on väga õnnega koos, kui Murad Velijev on talle lehvitanud, kui ta väljakult tuleb, kui veel publik võis olla. Sellest ta rääkis mitu päeva ja kui ühe korra Kalevi staadionil nägi, siis oli ka mitu päeva sellest juttu. Nii et väikstel poistel juba praegu on suga väga hea olla, kui satuvad nägema, et sa oled nendel ikka eeskujuks, et aitäh sulle. Aitäh teile ka, mul on seda väga tore ja uhke kuulda. Ma arvan, et kui nüüd publik lubatakse, et siis me saame ka omalt poolt väikse pildi ja võib-olla ka väikse meene organiseerida, et tore, kui väiksemad klubi liikmed nagu jälgivad esindusmeeskonna tegemisi ja ka nagu vastupidi, et esindusmeeskonna mängijad siis omalt poolt annavad ka väiksematele liikmetele sellist julgustust ja jõudu juurde, et seda on nagu tõesti väga tore kuulda. Kui me nüüd juba küsimusteni jõudsime, kas kellelgi on äkki veel midagi küsida, et me hakkame tegelikult lõpupoole jõudma siin. Ma tean, et mul on Instagrami kirjutanud paar poissi, mis nad tahavad Muradilt küsida, aga äkki kellelgi siin on veel mingeid küsimusi? Siis ma võtan kiiresti tegelikult. Võite ikka julgelt küsida, ma proovin otsida need küsimused. Ma tahaks küsida Murad Velijevilt niimoodi, et kui vanalt hakkab jalgpalli mängima? Kui vanalt? Ma olin siis 5, kui ma esimest korda jalkatrenni läksin. Aga enne seda olin juba lasteaias, koduhoovis väga palju nagu sõpradega ise ka mänginud. Ma samuti. Vahepeal äkki Instagrami küsimus. Kasutaja Bob the Legend küsis, et kes on sinu arvates kõige allahinnatum mängija Kalevis? Allahinnatum mängija Kalevis? See on raske küsimus. Ma ei oska niimoodi öelda, kes on allahinnatum. Meil on kõik head mängijad ja ma arvan, et keegi ei ole allahinnatud meil tiimis, et väga hea vastus, poliitiliselt väga korrektne, ma ütlen, et väga viis. Karmen Kärg, meie tubli siis Kalevi kontori abiline ja ka noortetreener, küsib, et mis on sinu hair routine? Hair routine? Jaa. Kuidas need ilusad lokid tulevad, et ega nad ju tulevad naturaalselt või? Naturaalselt tulevad ja, et mul väga ei olegi midagi vaja nagu teha, ma lihtsalt pesen juuksed ära ja peale pesemist siis ma kastan juuksepalsamit. Tavaliselt seda kookose seda. Lihtne. Ja. Ma proovin ka selle, ostan ära, äkki mul tõmbab ka nagu väikse loki siin. Ja, et ma ei kammi või midagi ka juuksed, nii et on kerge nagu. Jusspoiss, kasutaja nimi, siis küsib sellist asja, et see vist on siin jutus korraga välja ka tulnud, et mida ta soovitaks noortele, et paremaks saada? Aga võib-olla siis niisugused kiired pidepunktid siis uuesti. Teha trenni, olla aktiivne alati, et isegi kas või näiteks treenerit küsida, et mida sa võiksid paremini teha. Et mina olen seda noorusest teinud hästi palju, et näiteks peale mängu, kui ma tundsin, et midagi on valesti, siis ma rääkisin treeneriga. Näiteks, et mida ma saaksin paremini teha, mida ma peaksin muutma näiteks. Su tiimikaaslane Kaspar Laur on esitanud küsimuse ja võib-olla see on niisugune inside küsimus rohkem, aga
samas siit võib nagu hea vastus tulla, et Kaspar tahab teada, et kui kaugele sa auti jaksad visata? Ma sain aru jah, miks ta seda küsis. Sest ma väga kaugele ei oska seda visata, vist meil oli vahepeal trennis. Vaatasime, et kes kõige kaugele viskab ja mul tuli see vist kõige halvemini välja, kui ma valesti ei mäleta. Ja lõpetuseks võib-olla siis väga hea küsimus, ma ütlen, ja seda just nagu ka sellepärast, et meil on täna siin nii palju nagu noori klubi liikmeid, et sa oled palju nagu oma karjääris ära, ütleme nii siis saavutanud, välismaal käinud, Eesti kõrgliigas mänginud. Mis on sinu nagu sellised järgmised ambitsioonid? Et kuhu sa tahad nagu pürgida? Mul sellised otseseid nagu eesmärk ei ole, aga ma tahaksin lihtsalt olla enda parim versioon, et ma lihtsalt teen trenni ja vaatan praegu, mis elu toob, et muidugi tahaksin kunagi välismaal näiteks kõige suurim unistus on kunagi Champions League'il väljakule saada. Et ja jalgpall on selline spordiala ka, et sa ei tea, mis elu sulle toob, nii et jah. Noh, noore poisina sa oled juba nagu kõrgliigas samme teinud, väravaid löönud, et ma arvan, et loodetavasti selline samm nagu ka varsti nagu avaneb sulle. Nagu ennem ka ise ütlesid, tuleb vaeva näha ja kõik on võimalik. Kas kellelgi on vahepeal lõpetuseks mõni küsimus ise ka tekkinud või hakkame tõmbama otsad kokku? Otsad kokku. Tõmbame otsad kokku. Ütleme siis lõpetuseks niimoodi, et kõigepealt nagu aitäh Muradile ja kes tahab näha, kuidas nagu Murad nüüd ütleme platsil asju, kuidas tal need asjad välja tulevad, siis see võimalus on 27. mail. See nüüd on siis, kas see peaks olema nüüd järgmine, see on neljapäeval. Neljapäeval vist, jah. Jah, neljapäeval, et kuigi publikut pole nagu hetkel lubatud staadionile, siis me teeme Kalevi Facebookis otseülekande sellest mängust ja saate Muradile ja ka teistele poistele kaasa elada selle mängu vahendusel. Et siinkohal ütlengi aitäh kõigile, kes täna siia kohale tulid. Loodetavasti oli tore sellise esimese katsetuse koha pealt. Me kõik seda tänast ka rekordisime, mis paneme pärast YouTube'i üles, et saate kas järgi vaadata või saavad ka teised poisid vaadata. Ja viimase asjana ma võib-olla palukski seda, et Murad teeks ühe selfie kaameraga, mis ma ennem rääkisin. Ja kellel võimalik on, pange nagu pilt ka sisse. No. Nii. See läheb siis otse Kalevi Instagrami. Tagime kõik muidugi ära ka, et saate nagu followeri asju juurde, et Okei, ma teen pildi ära kiirelt. Nii. Aga selge, aitäh Murad, aitäh teistele, kes tulid. Aitäh sulle ka kutsumast. Kui kellelgi on mõtteid, tahab anda kuidagi tagasisidet, siis olen kõigile saadaval. Ja järgmise korrani, et kui jätkub huvi teil on, saame siukseid asju korraldada. Kindlasti iga korraga läheme ise ka paremaks ja üheskoos siis tähtede poole. Et aitäh teile ja järgmise korrani, ma arvan. Mul väga suur huvi, et saaks tulla nagu. Väga hea. Väga tore. Tšau! Tšau! Tšau!